Enne kui kerid, stopp! Väga oluline teadaanne. Kas sina tead, millest on tehtud vetsupaber? Üllatus, üllatus. Just nimelt paberipuidust. Ja paberipuit omakorda okas- ja lehtpuust. Kõlab kummaliselt. Sa niimoodi ei tunne. Aga räägimegi lähemalt, millist sortimenti millegi jaoks kasutatakse. Jämepalk, suur sirge tüvi, suurepärane ehitusmaterjal, sobib palgiks, taladeks, laudadeks. Mida sirgem ja jämedam on palk, seda üldiselt kõrgem on ka tema turuväärtus. Järgmiseks on peenpalk. Jämepalgist veidi peenem tüvi, samuti piisavalt tugev ja sirge mitmeotstarbeliseks kasutamiseks. Suuresti just ehituses. Paberipuu, peenpalgist veel peenem, mitte üldiselt nii sirge. Ei sobi korralikuks lauaks, vaid pigem tselluloosiks ehk siis paberi tootmiseks. Ka tema hind on palgist odavam. Paberipuust toodetakse nii kõvemat kui ka pehmemat tarbematerjali, kaasa arvatud WC-paber. Eriti kvaliteetne puit, näiteks kasepakk. Just sellest valmistatakse vineeri, mis on väga oluline ja mitte kõik odavam viimistlusmaterjal. Tegemist on nõutud ja kalli sortimendiga, mis kohati konkureerib ka palgi hinnaga. Küttepuu, madalama kvaliteediga puit, mis mujale sortimenti üldiselt ei liigitu. Annab meile palju soojust ja energiat. Erineval puuliigil on erinev kütteväärtus. Raidmed. Siia alla kuuluvad näiteks oksad, tüvejäägid, ladvad ja muu selline. Kasutatakse hakkepuidu tegemiseks ja energia tootmiseks. Kõiki sortimente hinnati ühtemoodi. Metsaväärtus kalkuleerides sellega ka arvestame. Küsi pakkumist ja leiame sinu metsale õiglase alghinna.